Austatud kuulajad, algab eelarvamusfestivali Targa linnaala tänase päeva viimane juturing teemadel suurkujud ja nende tähtsus. Ja võib-olla esimese küsimuse ma pöörangi Mari Vallikivi poole, kes on selle teema üles pannud ja püstitanud, et mis põhjusel sa seda tegid, et mis su tagamõte oli? No sellepärast, et me just tegeleme suurkujudega sinuga koos Johan Köhleri ja ka natukene Jakobsoniga. Ja tagamõte oligi see, võib-olla eelarvamus oligi, et mis mind ennast nagu tegelikult natukene valdas Köhleriga tegelema hakates just see, et Köhler on justkui meile kõikidele tuttav ja et kui teda nüüd 26. aastal teha tema näitus, temast rääkida, kirjutada, et mis võtmes me peaks seda tegema, et kuidagi see eelarvamus tugines sellele, et see nagu tema kui igava akademisti kuvand on kuidagi juurdunud ja see retseptsioon, mis on saanud alguse pigem selline negatiivne suhtumine temasse kui kunstnikusse ja sellisesse väga igavasse akademisti, et see juurdus üsna kohe ju pärast tema surma, sest et modernism hakkas võidutsema ja vaatamata sellele, et nõukogude perioodil oli ta ikkagi ju väga ausse tõstetud ja see nii-öelda selline klassitsism sobis kogu nõukogude ajale väga hästi ja sobis ka see elulugu, see vaesest olust pärit kunstnik. Aga vaatamata sellele ikkagi tundus, et kas meil on veel midagi nüüd öelda tema kohta, midagi uut, kuidas teda üldse tõlgendada, et jah, et ma olin nagu selliste eelarvamuste küüsis. Et võib-olla see ajendaski nagu seda vestlust üldse ellu kutsuma. Nii et esiti isegi võib mõelda, et Köhler suurkuju jutumärkides, et oli nagu kahtlus alguses, et võib-olla see on niimoodi. Et kinnitan omalt poolt, et kui me seda näitust tegime, siis see oli üks avastusretke, ega meil ei olnud täit kindlust, et mis sellest saab, et kas tuleb üks igava akademismi ülevaate näitus või midagi enamat ja kes veel ei ole jõudnud Kondase keskusesse Viljandi muuseumisse, kindlasti minge vaatama, et need avastused on seda väärt, mida me seal siis tegime näituse tegemise ajal. Aga nagu natuke ka välja on reklaamitud, me ei ole siin mitte kahekesi Köhleri näituse tegijad, vaid meie hulgas on siin ka külaline kaugelt Liivi muuseumi direktor. Kuidas sina siia sattusid? Mari kutsus, et tõenäoliselt Juhan Liiv siis ajendas, et kahtlemata, kui me Eestis küsime, et kes on suurkujud, siis ma arvan, et Juhan ikka kindlasti on üks neist. Nii see on. Ja rahvahariduse mõttes võib-olla käime üle ka põgusalt, et mis neid kolme tähtsat tegelast siis Johan Köhler, Karl Robert Jakobson ja Juhan Liiv seob üldsegi Viljandiga ja seob ka üksteisega. Et ma algatuseks ütlen, et Johan Köhler siis sündinud 1826 ja tegi head karjääri Peterburis. Ja siis ühel hetkel ta kohtus seal ühe noore saksastunud õpetajaga, kelle nimi oli Karl Robert Jakobson, kes oli lahkunud Eestist, ei kavatsunud sinna kunagi enam tagasi minna, tegi ka karjääri, õpetas saksa keelt ja kirjandust ja matemaatikat seal kohalikus gümnaasiumis. Aga Köhleri teeneks on siis see, et Jakobsonist sai rahvuslane, et ta veenis selle noormehe ära, pani ta diivani peale istuma ja rääkis talle nii kaua, kui too uskuma jäi, et temast peab saama üks rahvuslik poliitik. Ja ajas talle ühel hetkel välja ka siis Sakalava väljaandmise loa, mis siis nagu seda suurkuju staatust Jakobsoni jaoks ikkagi täielikult kinnistas. Ja Jakobson siis oli Köhlerist 15 aastat noorem ja elu jäi tal omajagu lühikeseks, et sündis 1841, suri 1882 juba, et 41 aastaselt. Köhler ise elas kõrge vanuseni, aga Jakobsoni surmaga koos tegelikult ka selline suur projekt nagu rahvuslik liikumine tegelikult hakkas siis ikka tuntavalt hääbuma.
aga nüüd Juhan Liiv, kes ei ole sündinud Viljandi maal, Viljandi kandis ega justkui siin ka tegutsenud, et kuidas siis tema on seotud Viljandiga ja Jakobsoniga või ka Köhleriga? No tegelikult, kui Juhan oli selline poisike, siis ta oli väga suur Jakobsoni imetleja. No see oli see aeg just nimelt, kus oli ärkamisaja selline võib-olla kõrghetked ja ma tean, et ta isiklikult elas tohutult üle seda Jakobsoni surmateadet, et tema suurem vend Jakob, 5 aastat vanem, isegi kirjutab oma mälestustes, et noh, see oli isegi natuke nagu piinlik, et Juhan suure häälega nuttis, et nüüd meie Jakobson on surnud, et ta oli tõesti talle selline iidol. Aga edasi Juhani nooruses temast sai ju vahepeal ajakirjanik, et kõigepealt oli väga põgusalt Tallinnas Virulase toimetuses, kuhu ta kutsuti täitsa segastel asjaoludel, et miks nagu maapoiss selline. Sealt ta tuli kiiresti ära ja järgmisena ta sattus Viljandisse, kus küll sul olid need värvikad mälestused, et kuidas tal siin selle Sakalaga läks, et jah, et sellest Jakobsoni Sakala hiilgusest ei olnud väga midagi järel, aga tegelikult siin sel ajal on ta sisuliselt jah, nagu ikkagi juhtiski seda toimetuse tööd, sest siin oligi võib-olla paar inimest ja kes nagu formaalselt juhtis, oli üldsegi haige või põetas oma surevat õde või midagi sellist, aga ühesõnaga on ühest suvest siin selle paari aasta jooksul on siis avaldatud mingid sellised väga kummalised kirjutised Sakalas, nagu juhtkirjad, kus kiidetakse täiesti nagu piinlikkuseni keisrihärrat ja räägitakse üldse, kui hästi on umbes elu siin Vene kotka tiival, et need on nagu väga imelikud artiklid, mis nagu torkavad silma nagu muude Juhan Liivi nende ajakirjanduslike tööde hulgas, et miks ta sellist asja kirjutas. Aga siis me andsime just need publitsistikaalased tööd eelmisel aastal välja, et tuli siis ühesõnaga selline hüpotees meie teadurilt Tanar Kirsilt, kes Juhan Liivi uurib, et tõenäoliselt sel ajal Juhan Liivil oli hoopiski selline võib-olla hobuse unenägu või ambitsioon, et ta tahtis tegelikult selle Sakala nagu ära osta või üle võtta või hakata selle ajalehe omanikuks ja selle tõttu pidi ta siis kirjutama sellist nagu ikkagi tõesti väga imelikku nagu keisritruud juttu, et need on tõesti väga imelikud kolm sellist juhtkirja, kus ta siis tundub, et see oli võib-olla ootamatu ka kogu tema muu tausta ja elu juures, aga et see näitab ka võib-olla, et ta oli ikkagi väga kuidagi vunki täis ja isegi oli valmis tegema selliseid nagu kummalisi ja kahtlasi samme. Aga kui sa lubad, siis pajatan pisut ikkagi Juhan Liivi elust Viljandis. Jälle palju siin viljandlasi on, kes teavad, et Liivi tänav on olemas ja Liivi tänava ääres on üks kollane maja, mille seina peal oli kuni hiljutise ajani kivitahvel, mis ütles, et siin elas ja töötas Juhan Liiv, kui ta oli Sakala peatoimetaja aastatel 1887 kuni 88, ehk siis ühe aasta või 1,5 aastat ta pidas siin vastu. Ja kunagi, kui ma olin seotud ka ühe mängufilmiga Liivi teemalisega ja siis sai tehtud uurimistööd ja ma enam ei mäleta, kus ma seda lugesin, sa paranda mind kohe, kui nüüd tegelikult need jutud ei vasta tõele, aga see oli lihtsalt suurepärane, kuidas Juhan Liiv Viljandis tegutses. Et ta tuli siia tõepoolest neid lapsepõlve unelmaid ellu viima, et kui mäletame siin, just oli jutuks, et ta nutis lahinal, kui Jakobson suri ja oma venna Jakobi kaudu, kes oli Jakobsoniga kokku puutunud ja tema kõnesid kuulanud ja niimoodi, oli talle siis jäänud siis selline kangelase kuju hinge ja südamesse ja pähe ja kui talle see võimalus avanes tulla Sakalasse tööle Viljandisse, no kas saab olla midagi vägevamat. Ja ta jõudis kohale ja mis selgus, et Jakobson oli siis seal kuskil 5 aastat tagasi surnud ja sellest kunagisest võimsast ajalehest, kus oli tolle aja kohta tohutult tellijaid, et 4500 tellijat seal viimastel aastatel ja mis oli tohutult mõjurikas, et tegelikult suunas siin Eesti arvamust ikkagi väga võimsalt. Ei olnud praktiliselt mitte midagi alles, et see leht oli suhteliselt pankrotis ja selle oli üles ostnud üks kohalik asjataja ja rohkem töötajaid, kui see asjataja ise omanikuna ei olnudki. Nii et asjataja pani kuulutuse lehte, et otsib toimetajat ajalehele seetõttu, et ta ise ei osanud kirjutada. Ja tuli Juhan Liiv ja tema ülesandeks oli leht täis kirjutada igal nädalal. Ja
põdura tervisega vaene mees sai siis sellise ilmvõimatu ülesande ja asus seda täitma nii, kuidas ta vähegi suutis. Ja tegelikult see talle tervisele hästi ei mõjunud, et ta oli ikkagi päris suures masenduses. Ja nii palju, kui ma allikatest siis teada sain, et pettus ka Viljandis meeletult, et see kunagine Eesti ärkamisaja keskus üllaste ideedega, Eesti Põllumajanduse Seltsiga, igasuguste Isamaa kõnedega, näitemängu seltsidega, et sellest oli saanud saksik linn, kus räägitigi peamiselt saksa keelt, kus kõik tahtsid sakslaseks saada ja peamine meelelahutus oli joomine. Ja tema viina ei võtnud ja sellepärast ta ei osalenud nendes kahtlastes üritustes. Aga ühe korra justkui oli ka selline lugu, kus see ajalehe omanik suutis talle augu pähe rääkida, et no lähme sinna peole. Ja Juhan siis läks taga kaasa, seisis usaselt nurgas, vaatas, kuidas teised joovad ja lõpuks tahtis koju minna. Siis selgus, et värav oli pandud lukku. Võtit ei olnud ja siis ta pressis ennast väravalt läbi, et jõuda koju voodisse, millega ta kas murdis oma ribid või midagi tal juhtus seal, nii et ta jäi veel voodisse haigeks. Igatahes lõpuks oli olukord selline, et kui ta tuli suveks koju ja sügis hakkas lähenema, et oli taas vaja tulla siia Viljandisse, siis tema ütles, et ta ei tule siia enam. Ja isa ütles, et Juhan, sa pead minema, et sa oled ju peatoimetaja. Ja siis ta võttis, pani Juhani käru peale või vankri peale ja sõidutas ta hobusega Viljandisse, pani ta siin maha, ütles, tubli poiss, tee tööd. Ja ise läks Tartu kaudu tagasi Alatskivile. Ja selleks, kui ta oli Tartus turu peal ära käinud ja jõudnud Alatskivile, oli Juhan juba jalgsi Viljandist jõudnud koju tagasi. Nii et ta tõesti ei tahtnud siin töötada. Et see oli tema üks piinarikas aasta. Aga ikkagi suurkuju ja meil on kiviplaat seina peal olnud kahjuks nüüd maha kukkunud. Aga nüüd ma annaks sõna jällegi Mari Vallikivile mõttega, et võib-olla rääkida, et milleks meile üldse suurkujusid vaja on, et mis me nendega peale hakkame. On neid tarvis meile või mitte? No kahtlemata meil on ju tarvis suurkujusid. Ma olen aru saanud, et väga on vaja ikkagi mentaalses mõttes, et see nagu see enesepildi loomiseks tegelikult. Ja see on mõnes mõttes ka selline nagu reaalsuskontroll, et oma identiteeti säilitada, et järjepidevust säilitada, et keegi on nagu mõõdupuuks mingi suurem, kõrgem, see on ka tähtsam persoon. Just nimelt, et nii sa nagu enesepilti tegelikult lood ka. Ja et aru saada ise endast, on sul vaja just seda mõõdupuud. Ja see muidugi, kuidas suurkujud tekivad ja see on omaette suurem küsimus ilmselt. Aga kahtlemata me vajame mitte ainult nagu rahvana ja üldse kui suurkujudest rääkida, et võib-olla loominguliste inimeste puhul on see lihtsam, et palju keerulisem küsimus on igasugused poliitikud või ideoloogid on ju, et nende nii-öelda see suurkuju või arusaam neist kui suurkujust on väga muutuv ajas ja et loominguliste inimeste puhul on see kindlasti ühesem, aga samas eks ju see ka, et suurkuju ei ole lihtsalt ainult eks ju suur, vaid see suurkuju on ka kindlasti inimene, et see on väga oluline. Aga milleks me neid, ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele või? Et miks me neid vajame, et sa võid ka miks me vajame, kas me neid tegelikult vajame üldse? Ja ikka, et sa nii-öelda kinnistaksid, ühesõnaga ikkagi, et sa saaksid aru, kes sa ise oled, et sellepärast on neid vaja. Selles mõtted nii, et vaatad, kui väike sa ise oled seal kõrval? Mitte seda, sa asetad ju ennast kuhugi alati. Kas kogukonnas, ühiskonnas, kultuuriväljal tegutsedes, et kindlasti on vaja teatud kinnitust asjadele. Aga... Nii nagu Jakobson on öelnud, nüüd ütleme ka selle maha, et mina olen käinud Jakobsoni nimelises keskkoolis, Mari on käinud Kööleri nimelises keskkoolis ja teine Mari on käinud siis Liivi nimelises Aga ma olen Juhan Liivi sugulane tegelikult, kaugelt. Aga jah, Jakobsoni lause, mis oli meil koolis seina peal maalitud košiga,
loosungile oli see, et kuigi me ei saa kunagi suureks jõult ega arvult, siis me peame saama suureks vaimult. Ja ma arvan, et see suurkujude puhul ongi tähtis, et näitavad, kuidas on võimalik suureks saada, vähemalt vaimult. Mul tuli üks lugu meelde, mille rääkis mu kolleeg, et see võib-olla annab ka sellise mõõdupuu, et miks meil on vaja, miks meil väikerahvana näiteks on vaja. Et tema rääkis, et oli hiljuti olnud üks suur rahvusvaheline kirjanduskonverents ja konverentsi rahvast siis sõidutati ringi mööda Eestimaad, muuhulgas mindi ka Ida-Virumaale, näidati seal ka siis selliseid kohti, kus olid ütleme sellised traumaatilised mälupaigad, kus oligi siis ka juttu sellest, et siin on pommitatud ja mis siin kõik sõja ajal juhtus. Ja siis üks härra professor ühest suurest Euroopa riigist oli siis teatanud niimoodi, kuidagi lapse suuga niimoodi väga üleolevalt, et aga miks neil venelastel oli vaja siin seda kõike pommitada, et siin ju ei ole mitte midagi. Et ei ole siin Puškinit ega ma ei tea keda, eks ole, Tšaikovskit, et siin nagu ei ole ju üldse see on nagu täiesti barbaarne koht. ja see, selles mõttes selle peale tekib kohe tunne, et tahaks reageerida, aga see tegelikult ju ongi huvitav, et igal rahval peavad olema mingisugused oma sellised kultuurimälu kandjad ja kui me eestlastel on kogu aeg tegelikult see teema, et me tahame nagu sellele suurele skaalale venitada, et kas ikkagi teatakse Arvo Pärti piisavalt palju või et kes on meil ikkagi need kuulsad eestlased, aga et võib-olla see tegelikult ei pea üldse toimima nagu selle suure maailmaga või globaalse areeniga dialoogis, sest me ei jõua võib-olla kunagi, võib-olla tõesti Arvo Pärt on, kes oma universaalse muusikalise keelega sinna on jõudnud, aga et me ei saa tegelikult lasta ennast vorjendada sellest ja miks me siin maalapil oleme, kus justkui võib-olla kellegi arvates mitte midagi ei ole pommitamisväärt, siis meie endi jaoks on see oluline, et me ei saa tegelikult neid kuidagi nagu maha jätta, ehkki võib-olla ajastu ei ole selline nagu suurkujudele soodne, aga samal ajal me ei saa ka võib-olla on traditsioonid ja tavad elus täitsa. Suur kuju sõidab sealt. aga võib-olla see teema on see, et kuidas, mis vormis seda peaks tegema, et see ei saa olla selline nagu õõnes kivistunud vorm, et meil on sellised ja mida kauem aeg edasi läheb, seda kauem seda tähtsamaks ja väärikamaks nad muutuvad, et seda suuremaid numbreid me juubelitel saame tähistada, vaid see peab olema mingi sisuline teema ikkagi, ma arvan. Et tegelikult on ju see, et suurkuju määrab ära ka see, et me suudame, iga uus põlvkond suudab seda suurkuju uuesti tõlgendada tegelikult. Et ta peab olema alati nagu avatud, et ta ei tohi olla lõpuni ära, just see, mis sa ütlesid, see kivistunud, see kindlasti ei ole suurkuju mõte. Ja nagu ajaloos võib-olla ongi see, et me ei tea ju, kes on need tänased suurkujud, eks ju, 100 aasta pärast, eks ju, selgub ja see ka on hästi ikkagi spekulatiivne. Võib olla mingisugune, ma ei tea, nagu, kuidas öelda, et tekib ajaloos mingi hetk, et see konkreetne inimene ajaloost on nagu hädavajalik kuulutada suurkujuks, et me ei oska öelda seda. Et see võib olla teatud see suurkujuks saamine, et see võib olla hoopiski mingi hoopis teistsugune, ma ei tea, mõtlemine, lähenemine, mingi väike nihestatus, et väga keeruline öelda. Et vist oli Kristjanil tuleb see küsimus, et kes on need tänasel päeval elavad inimesed, kes... Seda ma hoiaksin lõpuks ja selle ma pööraksin publiku poole, et võite juba vaikselt hakata mõtlema, et kui mõelda, et kes tänastest tegelastest võiks 100 aasta pärast olla suurkuju staatuses, et nuputage, pärast öelge meile ka. Aga võib-olla üks küsimus veel enne seda on see, et kuidas suurkujuks üldse saadakse, et kas... Kindlasti tal peavad olema mingid suured teod ette näidata, eks ju, midagi väga suurt, mis ta on teinud ja kuigi siin Liivi Mari ütleb, et kas me peamegi seda mõõtma maailma mõõdupuuga, et äkki see piisab ka kohalikust suurusest, siis tegelikult need 3 tegelast, mina julgeks küll väita, olid ka maailma mastaabis tähelepanuväärsed isiksused, et
no vähemalt nii palju, et nad olid omal alal esimesed. Et nad olid kõik omal alal esimesed omas ruumis ja ajas ja see nõuab ikkagi suurt julgust ja sellist eripärasust, et minna üksinda teiste ees. Aga ka objektiivselt vaadates nende loomingu või tegevuse kvaliteeti, et tegelikult ei ole isegi täna midagi ette heita, et nii Köhler kui Jakobson kui ka Liiv on silmapaistvad meistrid oma alal. Aga siiski, kui nüüd jällegi natukene analüüsida, siis veel üks asi, mis neid kolme ühendab, on see, et nad kõik olid lubatud tegelaste hulgas ka nõukogude ajal, kust me nüüd enamasti tuleme. Et kõik, kes on keskealised ja vanainimesed, kes me siin kõik istume toolide peal, kõik me oleme pidanud neid koolipingis õppima, pähe tuupima, teadma, vastama tunnikontrollile, et nad olid lubatud ja isegi enam, eks ju, nad olid nõutud. Ja kas see on äkki põhjus, miks me neid suurkujudeks peame, et äkki kusagil on hoopis mingisugused teistsugused tegijad, kes on teenimatult varju jäänud, et miks just need? Kas see on siis objektiivne põhjendus, kvaliteedi põhjendus või see on see propaganda, mis neid üles upitas? Nagu nende puhul kindlasti jätaks selle propaganda selles mõttes, see ei ole nii määrava tähtsusega. Kahtlemata, ma ei tea, Köhleri puhul on ju ilmselge, et ta oligi ikkagi väga ülimalt professionaalne, omades ka väga kõrget positsiooni, konkureeris oma eluajal väga paljude teiste väga heade kunstnikega, et seal tema ikkagi et ta pidas ju ennast ka mitte nagu tsaari Vene kunstnikuks, vaid rahvusvaheliseks kunstnikuks. Ta tajus seda ise ka tegelikult väga hästi. Ja osales ka rahvusvahelistel näitustel. Ja just. Ja Jakobsoni muidugi, ütleme, teened on teistsugused, et just nimelt, et ta oli see rajaja, ta oli ärgitaja, eks ju, ta oli ikkagi ka kohutavalt julge mõtleja oma ajas, et see julgus on ka alati kindlasti üks kriteerium, eks ju, sellise vastuvoolu ujujad, teades, et see tal ei ole kõik ka väga kasulik või ütleme kõik, mis ta põllumajanduses ellu viis. Aga ja Liivi puhul on lihtsalt see, et tema on keelepõhine, eks ju, ja see alati seal takistab, ütleme, rahvusvaheliseks suurkujuks saada võib-olla see keel, aga nii-öelda väga heade tõlgete puhul ja seda, Mari, ma arvan, sa oskad ise paremini kommenteerida, et see on ka võimalik, eks ju. Meil on ka rahvusvahelised suurkujud kirjanduses, eks ju, keda me kõik teame. Aga kahtlemata ma arvan, et nad väga objektiivselt olid ikkagi kõik ja on siiamaani suurkujud. Et ma arvan, et seda ma ei seaks kahtluse alla ja kuidagi propagandavankri ette ei paneks seda nende saamist suurkujuks ja olemist ja nii-öelda mitte välja suretamist ka. Ja ma ütlengi, et nagu ikkagi tänane päev ka, et Liiv on väga elus jätkuvalt. Köhler on väga elus, seda tõestab tõesti see meeletu huvi ja ikkagi see tõlgendamisvõimaluste rohkus ja Jakobson tegelikult ka, et ta on ju meie järjepidevuse kandja siiamaani olnud. See nõukogude propaganda teema on tegelikult selles mõttes huvitav, et nõukogude võim väga teadlikult ikkagi valis mingisugused autorid või tegelased, kes siis ei läinud otseselt võib-olla vastuollu. Et ma ei tea, Marie Undler oli, eks ole, Paguluses, tema oli tegelikult ka pikalt nagu siis keelatud autor või põlu all autor, aga et tõesti siis Liiv ja Köhler ja ka Jakobson sobisid oma siis sellise CV poolest, aga samal ajal ma arvan, et ka läbi nõukogude aja tegelikult inimeste jaoks olid nad ikkagi sellise vastupanu või mingisuguse eestluse kandjad, ehk siis, et hoolimata sellest võib-olla, ega ju ka võim ei toppinud neid ka mingisuguse punase raami sisse, vaid väga tore taust vaid nad ikkagi siis peab vist ikkagi laseme Anne Veskil mööda minna siit. Hea tuju laul. Ja laulupidudega oli ju sama asi, et nad olid siis justkui vormilt rahvuslik, sisult
siis sotsialistlik, kuidas see loosung oli, aga tõesti ju, et lauldigi punaseid laule, aga sellegipoolest kõigi eestlaste jaoks tähendasid nad ju midagi muud. Aga ma arvan, et noh, ma ei tea, Liivi puhul kindlasti see on näha, et see praegune keskealiste ja vanem põlvkond, et nad noh, nende jaoks on see kuidagi väga elementaarne, et see on nüüd, et seda katkestust on nad aidanud nagu vältida või leevendada, et ikkagi ka siis jõuab see nagu edasi siia 21. sajandisse. Ehkki noh, Juhan Liivi puhul minu arust on väga selgelt ka näha, et see huvi võib-olla oli kõige madalam 90-ndatel, et isegi kirjanduskaanonis on temast nagu väga ääri-veeri juttu kui sellise realistliku külaproosa algatajast umbes ja luulest ei eriti midagi, aga just uuel sajandil on ta kuidagi tulnud sellise uue värske hooga, värske pilguga ja siis võib-olla tema näitel ma julgeksin öelda, et see üks suurkujule vajalik omadus ongi võib-olla see, et ta ei kivistu, et ta ei kinnistu on ainult nagu ühes aspektis, vaid et temas on seda potentsiaali, et tal on nagu neid erinevaid tõlgendustasandeid või sealt tuleb seda materjali nii palju välja, et see on ka nagu uuel ajal täiesti uutes tingimustes oluline või relevantne kuidagi. Aga ma natuke ikka urgitseks veel, et jälle lihtsalt inimeste hariduse mõttes, et see oli mulle huvitav teada saamine, et tegelikult on ka selline väide olemas, et kes tegi Juhan Liivi oli Friedebert Douglas. Et Douglas nagu koostas selle müüdi, et kirjutas sellise eluloo, mis kas nüüd vastas tõele 100%, siis ta pani näpu külge tema luuletustele, toimetas neid ladusamaks. Ja hiljem juhtumisi temast sai ka nõukogude ajal selline peatoimetaja, niiditõmbaja on ju Hall Kardinal, ja kelle soosing oli väga oluline ja Juhan Liivi ta soosis igal juhul. Ja Juhan Liivi kaitseks muidugi võib mainida, et eks ju tema ei lasnud ennast tõmmata ühessegi poliitilisse liikumisse, et ta ikkagi astus sammu otsustavalt tagasi ja kirjutas isegi sellise luuletus, et jätke mu hing rahule. Et aga räägi äkki veel Douglasest ja Liivist, et sellest müüdiloomest just. Douglase kohta tegelikult, kas äkki Jaan Undusk on välja toonud, et Douglas oli noor koolipoiss, samamoodi nagu Juhan Liiv imetles seda Jakobsoni ja kurvastas tema surma pärast. Et siis Douglas koolipoisina, kui nad siis nii-öelda see noor Eesti tuumik hakkas seal tegutsema, et käis vaatamas Juhan Liivi, kui ta siis oli nagu tal oli elu teisel poolel veel üks periood, kus ta oli siis vaimuhaiglas, aga mitte siis patsiendina otseselt, vaid Juhan Luiga võimaldas talle sellist nagu vabakäigu elu, et tal oli soe tuba, soe söök ja et kirjuta siin, ehkki keegi sel ajal ei uskunud, et ta võiks veel nagu midagi asjalikku kirjutada. Ja seal ta siis elas, vahepeal ka oli üle aia roninud seal, kui ta tahtis hullumajast välja minna, et siis ronis üle aia. Aga siis see noor Friedebert käis teda vaatamas ja et ta oli siis esimene kirjanik, keda Douglas siis oma elus kohtas ja ta oli siis ka, eks ole, vaimuhaige, kogu see müüdi nii-öelda pinnas oli nagu selle noore poisi jaoks nagu olemas, et juba hiljem ta siis hakkas seda väga nagu teadlikult ehitama ja huvitav on ka see, et ta ju, kui Juhan Liiv suri 1913 lõpus, siis juba mõne kuu pärast ilmus Douglase esimene monograafia Juhan Liivist, mille ta oli küll kavandanud siis nagu 50. juubeliks, aga lihtsalt Juhan suri enne ära mõned kuud ja see on tegelikult väga kriitiline, seal ta ütleb, et see Juhan Liiv ikkagi, ehkki ta on oluline, et ta on nagu eelkäija nendele sellele kõigele uuele kirjandusele, mis nagu tulemas on, aga et ta siiski on nagu ikkagi väga nõrk kõiges selles, et ta ei jaga ikkagi seda ütleme euroopalikku vaimsust ja ei oska oma kas või riime sättida korralikult. Aga see jäi tal kuidagi hinge peale, nii et ta 10 aastat hiljem, selleks ajaks ta oli siis kogunud tohutut materjali, ta oli käinud ka siis näiteks seal samas kodutalus intervjueerinud sugulasi, tuttavaid, rääkinud väga paljude inimestega, koondanud kokku kõik need käsikirjad, mis vähegi ta siis temast järele jäid ja nüüd ta on näha, et see on nagu tema üks selline tegelikult üks suur osa võib-olla elutööst talle, et see just nimelt, et ja mingis mõttes ta päästiski Juhan Liivi sellest juba see, et ka need käsikirjad oleksid võinud jäädagi laokile ja võib-olla me teaksime lihtsalt, et oli üks sähvatus, et oli selline noores eas hulluks läinud vaene mees, kes nagu keda keegi ikkagi tõsiselt ei võtnud ja see olekski võinud kaduda, et ta tõi selle tänu temale, ta tõi selle tõesti välja,
aga teistpidi ta jah, just nimelt seda müüti väga kuidagi kirjanduslikult või väga suure sisseelamisega ise siis kujundas tegelikult, et noh, väga palju me tänapäeval tegeleme sellega, et ümber lükata ka või õõnestada mingisuguseid asju, et noh, et tegelikult ikkagi ei olnud nii ja no tal on ka väga huvitav see noh, ka jälle intrigeeriv nüanss, noh, mis on ka see, et kuidas suurkujude eraeluga ja siis noh, ütleme nende mingisuguste probleemidega on, et noh, et Douglas väga pieteeditundeliselt vihjab seal, et noh, et Juhan Liiv noore poisina omandas karjas käies Vene külapoistelt ühe väga halva harjumuse, mille tõttu ta ilmselt ka siis hulluks läks. et noh, et see on siis tolle aja meditsiiniline seisukoht, et onaneerimine võib tähendada siis noh, ühesõnaga, et vaimse tervise nagu laostumist. Nii et tundus, et Douglas võttis seda väga tõsiselt, aga et see ka on siis nagu püsinud kuidagi noh, see teadmine siis või arusaam ja noh, et nagu mingid väga kummalised sellised nagu arusaamad ja ta ikkagi ei jäta kusagil ka rõhutamata seda, kui hädine või õnnetu Juhan Liiv oli ja ka eirab siis neid teisi, noh, mis ei lähe selle pildiga kokku, et noh, et see just see kannatava õnnetu inimese müüt on seal siis nagu tal kuidagi väga suure sisseelamisega. Et ma lisangi, et võib-olla üldse suurkujudele on väga see omane see jutustatavus, et see lugu peab olema jutustatav ja et see peab ja muidugi nagu Liivi puhul ja ma arvan kõigi nende suurkujude puhul on huvitav, et noh, nüüd on jälle uus aeg on ja me saame hoopis mingisuguseid teisi nüansse esile tuua, et need asjad, mis ei ole nii-öelda kirjutatud varem elulugudesse, nende kõigi kolme puhul ju tekitabki kõige rohkem küsimusi, eks ju, miks nad ei ole. Köhler oli veidi nagu ütleme targem selles osas, et Douglas tegi ära selle töö, keegi teine, eks ju, võõras, kolmas, aga Köhler enda eluajal ju ilmus kogu see biograafia. Noh, ta ei saanud seda küll lõpuni kontrollida, ta oli veidi kriitiline, aga ikkagi, et see oli nii-öelda kontrollitud biograafia. Aga kõik, mida sinna biograafiasse ei läinud sisse või on vihjamisi sees, tegelikult need annavadki meile nüüd tänasel päeval seda tõlgendamisvõimalust, eks ju, ja hoopis uutmoodi avastamist, et see käib ka, see ongi nii-öelda, et tegelikult suurkuju peabki olema nagu elav organism, et ta peab ju igale ajale vastama ja nii-öelda vastama küsimustele ka uutel aegadel ja uutele põlvkondadele. Et ma, jah. Jah, kõigi nende kolme puhul võib öelda, et need on ka väga põnevad isiksused, et väga põneva elukäiguga, et kes nagu Köhler sõitis siis mööda laia maailmaringi ja oli esimene eestlane, kes käis nii uhkesti välismaal. Jakobson käis Peterburis ära ja Juhan Liiv üritas sõita rongiga kuhugi, aga ei jõudnud kuigi kaugele, aga ometigi on ta väga põnev, väga eriline, väga suur isik ja isegi oma selles väikses füüsilises ruumis suutis ta selliseid dramaatilisi stseene korraldada. Et nüüd siit küsimus, et kas see suurkuju peab olema dramaatiline ja traagiline, et kõigil neil on ka see traagikanoot sees, et kaks neist surid, võiks öelda enneaegselt ja no pigem jah, mitte väga hästi neil oma eluajal ei läinud. Kas see on suurkuju puhul tarvilik, et ta elaks õnnetult ja sureks traagiliselt? No võt, selle müüdi juurde see võib-olla kuidagi sobib, et kui keegi ikkagi väga rahulikult elabki, ma ei tea, kõrge eani välja, tal on toetav pere, noh jällegi Juhani vanem vend Jakob, kellel oli kõik see olemas, mida Juhanil ei olnud, et nii tunnustus kui positsioon kui armastav perekond ja nüüd ikkagi juhtuski nii, nagu Juhan vennale nina alla hõõrus, et praegu jah, teatakse mind kui sinu venda, aga vaat ükskord on vastupidi ja võib-olla jah, et ikkagi see üks moment, et see on väga keeruline, et kuidas kellestki siis just nimelt suurkuju nagu kujuneb ja see on ka ju toimub väga pika perioodi jooksul, aga et ikkagi see mingisugune draamamoment sinna ilmselt kuulub, et või ka see, et keegi on, ma ei tea, langenud traagiliselt, ma ei tea, sõjas, et ka sellised sõjasangarid, eks ole, et selline rahulik kodanlik elu, me just enne siin Mariga arutasime, et jube
palju on ka selliseid Eesti suurkujusid, kellel ei ole üldse tänaseks päevaks järeltulijaid elus ja näiteks kirjanike puhul, kui ma räägin jälle sellistest kanoonilistest kirjanikest, kellel on oma muuseum, siis minu jaoks oli väga jahmatav, kui ma avastasin, et ainult ühel, te võite pakkuda, kes on siis ainus siis muuseumiga kirjanik, kellel on tänasel päeval olemas elus järeltulijad. Et võib-olla selline viktoriini küsimus. Et kes neist, kes siin on, eks ole, Tammsaare, Koidula. Kitzbergi ma kitsamalt võib-olla siin praegu ei vaata, sest ütleme, ta ei ole meil siin väga muuseumina ei tegutse. Ja ma ei oska öelda ka, kuidas tal oli, aga Luts, just, et Luts, kellel oli ainult üks poeg, kes põgenes sõja ajal välismaale ja kellega Lutsul ei olnud ka elu lõpus vist, ma ei tea, kas ta lõpuks sai vist teada, et poeg on elus ja pojal oli omakorda üks järeltulija ja nüüd sellel järeltulijal on 2 järeltulijat, aga ülejäänutel kõigil on see liin nagu kustunud, et see on nagu selline lõiv siis ka, et ka on nagu mingis mõttes väga dramaatiline või traagiline isegi. Täpselt sama oli ju Jakobsoni ja Köhleriga. Köhler lihtsalt ei abiellunud ja tal ei olnud lapsi, ja siis kohe sellest nii-öelda uue aja spekulatsioon, et tema sättumuse kohta on ju, seda ka on, mida väga paljud ju küsivad praegu. See ilmselt tõenäoliselt ka ei pea paika, ta lihtsalt ei abiellunud. Seda võiks ka tänapäeval nagu arvestada, et ka nii saab, aga Jakobson täpselt samamoodi, et just kui on loonud sellise idüllilise suure pere, eks ju, idüllilises kohas ja tegelikult ükski ellu jäänud tütardest ei loo oma perekonda ja ühtegi järeltulijat seal enam ei ole, et see tundub jah, üsna mitte mingisugune, mida me saaks üldistust teha, aga nende puhul küll. Ja mis ma tahtsin enne Marile veel öelda ja lisaks, et tegelikult see müüdiloome juures ja see teatud traagilisus või mingisugune asi, see alati ju töötab väga hästi. Nagu liiv ja ta asetub täpselt sinna aega, kui me kunstnikest räägime, siis eks ju selline maailma suurkuju on see Van Gogh, kes täpselt sama, neil on nagu väga palju sarnasusi ka kuidagi biograafias, et see venna tugi, eks ju ilma selle vennata kumbki ei toimi. Tõhusalt mõlemad lähevad täiesti hulluks, muidugi Kochi nii-öelda hullus oli võib-olla eks ju veel suurem, et ta ikkagi kipub oma elu kallale korduvalt ja lõpuks tal see õnnestub, aga see selline ja jällegi teistpidi ma mõtlen Van Goghi puhul üsna objektiivselt ikkagi, ta on kunsti suurkuju, et see lihtsalt see müüt mängib olulist rolli või ütleme sellisel, jutt on väga jutustatav lugu loomulikult, jah. Aga kahtlemata ta oli ikkagi ülimalt andekas ja see segu ja kõik see ongi see sama periood, eks ju, kus sul räägitaksegi geniaalsetest hulludest, on ju, see on just see 20. sajandi, 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus, et ja nii edasi, et pärast lihtsalt hakkavad ajaloo suuremad sündmused, eks ju, loovad mingeid suuremaid draamasid ja seal hulluks minemist on kohutavalt massiliselt, aga see jah ei ole nagu selle teema. Aga kuidagi ta asetub väga hästi sinna sellesse ajastusse. Ja, et kui mõelda nende objektiivsetele kriteeriumitele, et objektiivselt nad tegid head tööd, siis selles saab igaüks veenduda, kes võtab liivi kätte ja loeb, et see siis kas temaga kõneleb või mitte, aga tundub, et ikkagi kõneleb paljude inimestega see luulega täna. Köhleri puhul on sama lugu, et me ei oleks osanud aimata, et nii suur huvi on inimestele ja sissekanded siis külaluste raamatusse räägivad sellest, et see kõneleb nendega veel tänasel päeval, et kui mitte miski muu, siis Truu Valvur ikka kõnetab. Aga nüüd Jakobsoniga on jah see lugu, et tema nüüd tänase inimesega enam ei kõnele ja teda on vaja nagu kunstlikult elus hoida. Et siit siis järgmine küsimus, et kas kangelasi suurkujusid on vaja kunstlikult elustada, et kas on vaja neid muuseumeid ja mingisuguseid eritegevusi selleks, et nad suureks jääksid? Küsid meilt või? No kahtlemata ja ma arvan, et meile kui väikese riigi ütleme toimetavatel inimestel loomulikult on vaja. Et see ongi osa meie identiteedist, et ilmselgelt on vaja. Küsimus on alati, et kui palju on vaja, aga tundub, et kõik need nii-öelda suurkujudele
loodud mingisugused mäluasutused, institutsioonid, noh muidugi see on ka alati, et suurkujude puhul või loomise puhul alati see institutsionaalne kinnistamine, see on nagu oluline. Just seesama, et sa lood muuseumi on ju, sa tegeled temaga, sa kirjutad raamatuid, ma ei tea, pead konverentse, et see on vajalik. Küsimus on, no ja ma ei tea, kas ma vastan sellele küsimusele, aga noh, ikka on vajalik, aga kui palju on vaja, see on omaette küsimus. Ma ei tea, Mari. No võib-olla ma enda kogemusest, kuna olen juba ka üksjagu kaua seal Juhan Liivi muuseumis töötanud, et siis ma näen ka kogu aeg seda vajadust, et noh, tegelikult uuele noorte põlvkonnale ega ei saa ka minna selle jutuga peale, et noh, et võt, see on nüüd nii tähtis mees, kas teate ka, mis luuletused ta kõik on kirjutanud, vaid et tegelikult tuleb leida nagu neid mingisuguseid uusi rõhuasetusi või nüansse ja selles mõttes noh, ma ei tea, kes on näinud, eks ole, Juhan Liivist peategelasena on siis Juhan Liiv filmis Vari, mis ei ole see Vari, vaid on siis hoopiski kriminaalse süžeega film ja väga palju just kriitikud tõid välja seda, et no, et miks on vaja Juhan Liiviga niimoodi teha ja noh, et see on ikkagi nii lame ja noh, kuidagi liiga jantlik ja et noh, et miks, eks ole, sellist asja on vaja, aga mina olen täiesti veendunud, et on vaja tegelikult ka selliseid nii-öelda just nimelt nagu noh, vabu tõlgendusi, et me ei pea võtma pühalikult teda sellise puuslikuna ja et ta just nimelt võib ka siis tekitada noh, seda huvi siis kuskile, et need kihtidesse kaevuda saab alati, aga et tegelikult see noh, mulle tundub küll, et Juhan Liiv on päris hästi säilinud ja elus et ta just nimelt hüppab nagu ootamatutest kohtadest ootamatute tsitaatidena, ootamatute momentidena välja ja et ma ei tunne nagu seda hirmu, et ta on selline tolmune klassik, keda peab lihtsalt aeg-ajalt siis nagu mälestama, aga samal ajal ma arvan, et see peab olema ka selline noh, nagu ma ei tea, ütleme muuseumina tõesti, et see peab olema mingi töö, et kuidas me seda inimestele siis jutustame, et me ei saa jääda selle taha, et oi, aga et kõik peavad lihtsalt teadma sellist inimest, eks ole. No väga õige, jah. Sest sina ju tegeled ka Kondase müüdi elus hoidmisega, Kondase kui suurkuju kinnistamisega, ikka, absoluutselt. See ongi selline igapäevane töö, et tegelikult mõnes mõttes natuke see on selline enesepettus, et ma ju ise olengi selle müüdilooja tegelikult, noh, mida rohkem temaga tegeleda, mida rohkem tutvustada ja öelda, et kui oluline ta on, siis sa hakkad ise sellesse ju väga uskuma, on ju. Aga muidugi noh, suurkujudega päriselt on see, et nad peavad üle elama ka igasuguse kriitika ja ellu jääma, et see on ka võib-olla üks nagu kriteerium, et teha selline film, noh, Liivist, eks ju, mis ei ole maailma kõige parem film, aga noh, ta jääb ellu, on ju. Et sa võid kritiseerida ja võid mõelda, et milleks, aga võib-olla ta toob mingisuguse, ma ei tea, hoopis teise sihtrühma lähemale ja ma mäletan ka, et vabandust. Ja just nimelt, väga adekvaatne. Aga just. Kondasega ka, ma mäletan, kui ma alustasin seal üle 20 aasta tagasi, siis ma ise ka täpselt ei teadnud, kes see Kondas on, et ta on nagu, ma olen seda müüti nagu saanud väga suunata või nagu öelda, milline ta siis on, aga need esimesed kokkupuuted olid väga vastuolulised just nimelt, et selle külastajate poolt, kes justkui teadsid enne mind, kes ta siis on ju. Et no igal juhul on huvitav, aga ta peab nagu ajaproovile vastu pidama, tõesti. Ja tal peab olema midagi, ka sellel suurkujul peab olema midagi öelda, ma ei tea, 100 aasta pärast või 200 aasta pärast. No vaata, suurem probleem, mis ütleme, see on üle maailma, eks ju, see suur, Euroopa probleem, ütleme, seda me näeme praegu, on see koloniaalpoliitika, eks ju, nende ausambad, mis on keset vanu linnasid, kõrguvad kuskilt on ja kõik nendest käivad mööda, kõik neist räägivad nendest suurkujudest ja nüüd me räägime seda lugu hoopis teistpidi, eks ju, tagurpidi, et mida teha nende suurkujudega, et kes on olnud seal sajandeid, kõik teavad, räägivad nende suurest rollist, aga nüüd me hoopiski nii-öelda hävitame teatud. Ja nüüd ongi küsimus, kes nad siis on, et kas nad on enam suurkujud või mitte.
ma ei tea, kas see võib-olla on nüüd natuke veist teemast välja, aga noh, meil nagu puudub see koloniaalajalugu õnneks, on ju, et meil ei ole seda muret nii suurel määral. Ei saa öelda, et täitsa puudub, et jälle täna õnneks või kahjuks saab aeg otsa, et me ei jõua sukeldada Vene küsimusse, on ju, et mida ka oli siin vestluse algus oli jutuks, et isegi Juhan Liiv, seda ma ei teadnudki, ka tema aitas kaasa venestamispoliitikale, et rääkimata siis Jakobsonist ja kahtlastel Köhlerist. motiividel. Just, et mis motiivid need olid, see on väga põnev teema, jälle kes ei ole käinud veel Viljandi muuseumis, see võiks sealt läbi astuda, aga ja eelreklaamina on tulemas sellel aastal ilmselt ilmub veel meie näituse tekstide kaasautori Erki Tammiksaare siis sügav uurimus teemast Köhleri Vene küsimus, et tema Vene sidemed ja Vene mõjud, et kust need tulid, mida need tähendavad ja ikkagi üks selline suurkuju elab üle sellise ristküsitluse, et tegelikult seal need motiivid olid ikkagi õilsad ja Eesti rahva hüvanguks, kuigi pealtnäha nägi see teinekord päris kole välja, et laulupeo kõnes, kui Köhler oli veel viimast aega Eesti kirjameeste seltsi president, siis ta manitses kõiki õppima vene keelt, et unustage saksa keel, hakake vene keelt õppima, et see toob teile õnne ja no põhimõtteliselt objektiivselt tal oli õigus pikas perspektiivis. Aga nüüd, kuna aeg vaikselt tiksub kella poole, siis veel on meil paar küsimust vaja lahata, et natuke veel sellel teemal, et kui juhuslik on suurkujuks saamine, et kas see nõuab mingisuguse pühendunud fänni intensiivset tööd, muuseumeid ja monograafiaid ja filme või just, et kas keegi on jäänud tähelepanuta teenimatult, et siin hiljuti ilmus Sirbis arvustus Köhleri näituse kolmiku kohta ja seal üks paljude teiste kriitiliste nootide hulgas oli ka selline, et aga, hea küll Köhler, aga kõik need baltisaksa naiskunstnikud, kes sellel ajal tegutsesid, miks neist ei ole räägitud? No meil ei mahtunud ära need naiskunstnikud sinna näitusele, aga põhimõtteliselt, et see teema on viimasel ajal väga tuline, et kõik need naised, kes on jäänud teenimatult tähelepanuta ja kui nüüd suurkujusid veel lehitseda ja mõelda selle aegseid, et Liidia Koidula kindlasti on üks suur kuju, kes jääb suureks kujuks ja kellel on täpselt samamoodi õigust olla suurkuju, aga võib-olla siis laiemalt, mitte ainult naised, aga et kes võib-olla veel on sellised, kellel ei ole muuseumit ja keda ei ole püünele tõstetud, aga kes seda vääriksid, et olete võib-olla kedagi sellist avastanud, saate meiega jagada. Ma ikka küsiksin praegu veel vestlusringi osanike kirjanduse kunstivallas. No minu arust, no ikkagi selles mõttes naised, aga et ma praegu ei läheks baltisaksa naiste juurde, vaid minu jaoks on olnud nagu ikkagi ka väga võimas avastus Lilli Suuburg, kes oli ka jällegi Viljandiga osaliselt seotud, et Koidula kaasaegne tegelikult ka üks esimesi realistliku proosa rajajaid. Koidula pinginaaber. Ja seal on ka mingisugused intriigid jällegi sellised. Taskuvargus. Millest räägitakse, aga et milline oli tema eruditsioon, milline oli tema selline naisõiguslik vaatepunkt, siis ka see, kuidas ta oli ka siis elu lõpuni üksik naisterahvas, aga et ta tegelikult adopteeris näiteks mõnepäevase tütre endale ja noh, just nimelt see oli tegelikult see sama aeg, kui see Juhan Liiv siin pidi ristlema siin Viljandi uulitsatel ja Suuburg oli minu arust samal ajal siin ja tegi seda tütarlaste kooli, aga et nad omavahel kuidagi üldse ei suhestunud, et mingil põhjusel ja ma sain aru, et Lilli oligi ka väga konflikte isiksus, aga et ta pidi tegelikult olema ikkagi väga tugev ja väga paksu nahaga, sest noh, ka tolle aja meesterahvad ikkagi väga paljud kultuuritegelased nagu ikkagi ütlesidki ka väga lihtsalt kuidagi noh, väga lahmivalt, et noh, mis rida ta siin ajab, et üldse mingi kahtlane naisterahvas, et noh, ühesõnaga, et see meelekindlus ja ka see, mida ta tegelikult saavutas või kuidas tal oli missioon neid tüdrukuid harida, noh siis isegi ma ütleks, et noh, mingis mõttes on piinlik, et Juhan Liiv oli lihtsalt hullik, et ta nagu tegeles iseenda probleemidega, aga Lilli Suuburg oli tegelikult selline ilmasammas, kes oli ka tegelikult elu lõpus ikkagi kibestunud, et noh, ta ei saanud kuigivõrd tunnustust, et noh, tegelikult oleks väga, väga huvitav isiksus, kellest just nimelt võiks olla muuseum näiteks. Kas sa oled seda etendust näinud? Musta kasti Lilli? Kusjuures ei ole, aga ma olen kuulnud väga palju head. Ma soovitan kõigil seda vaata minna, kes veel ei ole, seda ikka veel mängitakse, see on ülihea tükk.
see on väga kaasaegne, väga ülevaatlik, õudselt kaasahaarav, õudselt hea. Kindlasti otsige kohe täna, vaadake üles kuskilt, kus Piletilevis neid pileteid müüakse ja pange omal pilet kinni Tartus ja siin-seal seda ikka mängitakse. Kindlasti maksab vaadata, et see avab silmad ja tõesti, et neid selliseid formaate on vaja, sest muuseumid tal ei ole ja erinevalt Köhlerist ja Liivist, kes jätsid maha loomingulise pärandi, mida on võimalik uuesti välja anda ja vaadata, mis need publitsistid, filosoofid ja poliitikud, neist ei jää eriti midagi sellist, mida tahaks jälle lugeda. Kusjuures jällegi, et kui palju meil on avastada neid ka üle-eelmise sajandi isikuid, et Eve Annuk, kes on Suuburgi uurinud, et just oli ka juttu, et tema päevikud on olemas Kirjandusmuuseumis, saksakeelsed ja siis ühesõnaga ma küsisin, et miks neid välja ei ole antud, aga et lihtsalt ongi jälle ka inimressursi taga, et keegi peab selle töö ette võtma, tõlkima nad ära, aga kindlasti tohutult huvitav materjal, mismoodi elas 19. sajandi teise poole naisterahvas, kes oli siis sellise ühiskondliku positsiooniga ja kes ka sai väga palju kriitikat. Et väga põnev, aga see kõik on alles seal arhiivis lihtsalt nagu luku taga. Väga palju on veel avastada, aga sul, Mari, on ju omal südames praegu Eduard Timbermann näiteks, suur kuju. No ikka, et kui sa hakkad kellegagi tegelema, siis tundub, et ta vääriks palju enamat. Aga ega siis kunstimaailmas on samamoodi. Tegeletakse ju väga jõuliselt nende naiskunstnike väljatoomisega, eks ju. Just see sama küsimus ikkagi. Nende puhul, ütleme, kunsti puhul on lihtsam, et kui sul on looming, siis sa saad, siis on seda lihtsam kuidagi käsitleda ja temaga tegeleda. Institutsionaalses mõttes ma mõtlen, aga naised on kindlasti, praegu üldse muuseumid tegelevad ju igasuguste selliste, ma ei tea, selliste moodsate küsimustega, aga ma ei oska seda, Timbermann lihtsalt tuli mul siia töö lauale. Ära nüüd tagasihoidlik olema, nägin reklaami, et varsti on Tartu kunstimuuseumis vestlus õhtu ja raamatu esitlus veel suuremale publikule. Jah, Karl Pärsimägi ja Timbermann ja tõenäoliselt tuleb järgmine aasta suuremat sorti näitus ka sellel teemal. Aga ma ikkagi tooks esile võib-olla need ära unustatud naised, et neid on ilmselt palju, aga seda on keeruline öelda, millist rolli nad hakkavad, ma ei tea, 100 aasta pärast täitma. Et see, ma arvan, see ikkagi see hädavajadus on ju, et ühel hetkel sul on vaja teatud tüüpi suurkuju järele vaja haarata, et see aitaks meid kuidagi edasi. Aga seda on jube keeruline, eks ju, öelda, kes see täpselt on. Et neid naisi me hakkame nüüd leidma ja avastama väga suurel hulgal kindlasti. Aga kes neist püsima jääb kauemaks, on ise küsimus. Aga nüüd siis lubatud küsimus publikule, et kui te mõtlete tänaste suurkujude peale, et siis kes võiks 100 aasta pärast olla seda nimetust väärt, et kas on mingisuguseid pakkumisi? Ja ei pea tingimata naine olema. Andrus Kivirähk kõlas siin üks pakkumine ja väga põhjendatud pakkumine. Nii siin oli käsi püsti veel publiku hulgast.
hea pakkumine, Päris hea. me kõik suurkujud, nii, Eldi. Jah, ma just siin, ma ei vaidle, aga lihtsalt ma ütlen, et ikkagi üks aspekt suurkuju juures kipub olema see traagilisus, dramaatilisus, et midagi halba peab olema temaga sündinud. Et võib-olla see on hädavajalik, et teda peab vaenama, et ta suureks saaks. Viivi Luik ja Jaak Jõerüüt, kaksikkuju. Nii, kas on veel meie esinejatel mõtteid selle viimase küsimuse kohta, et kes võiks olla see tulevikukuju? Nojah, kui me räägime sellest klassikalises mõttes, mitte selles, et kõik me lõpuks ongi meid vähe eestlasi ja kõik me toetame üksteist ja kõik oleme suurkujud, et see on väga ilus mõte iseenesest ju. Aga et kui me räägime nagu sellises klassikalises võtmes suurkujust, et mina kindlasti arvan, et Pärt on ka 100 aasta pärast, sest on minu arust kõik need kriteeriumid, suurkuju kriteeriumid täitnud, just see äratuntav esteetika tema, nii-öelda helikeel on ju see vaimne mõõde kindlasti tema puhul hästi oluline, institutsionaalne kinnistatus, tal on oma keskus, on ju see ikkagi võib-olla elab edasi. See mõjukus kindlasti, ma arvan, need on, kui me võime mingeid kriteeriume välja tuua. Ma olen väga näiteks selle Kivirähu parteis, et ma arvan ka, et ta just tegeleb selle iroonilisel kombel, aga ta tegeleb selle nii-öelda eestlase müüdi ja selle kõigega, et ta on seda juba nagu nii nihestanud ja just see ongi tegelikult väga oluline, et ta sellega on tegelenud, sellepärast et aga ma ei tea. Keeruline öelda. Kunstis mul pole üldse näiteks mingisugust nagu aimdust. Ma ei oskakski isegi mitte kedagi väga nagu välja tuua. Et kas sina äkki? No mina ka mõtlesin, et kui nime peab välja pakkuma, siis tõesti Arvo Pärt võib-olla, aga muidu ma hakkasin nagu seda mõtlema tõesti, et võib-olla see meie ajastu ei ole enam, et see võib-olla ongi väga hea näitaja, et meie kultuur on nii rikkalik ja mitmekesine, et just nimelt, et meil ei ole seda ühte kunstnikku või ühte luuletajat, vaid meil on neid nii palju ja nad kõik on nii erilised ja samal ajal ka publikul on seda valikut nii palju, et ma ei tea, kas see ühel hetkel võib olla probleemiks, et meil ei ole siis seda ühendavat tüviteksti või tüviautorit, aga et jah, võib-olla need suurkujud, kellest me siin oleme rääkinud, need on just nimelt siis sellisest kangelaste ajastust, kus neid nagu loodi ja nad tekkisidki, et võib-olla see praeguseks on nagu mingi teine periood, ma ei tea, mis ajad ees ootavad, et siis võib-olla tulevad jälle vajadus selliste mingite vaimsete liidrite järele nagu rohkem või et peab olema keegi üks, kes on siis võtab selle kõik enda kanda. Aga jah, praegu nagu ma ei kujuta ette. Ja ikka on abiks, kui keegi esile tõstab kedagi ja mingi märk jääb maha, et kui te teate kedagi, kes väärib seda, siis tehke, mis te suudate. Et näiteks praegu Alma Ostra Oinas on tõstetud pjedestaalile
ei teadnudki temast midagi. Ei, no jaa, aga see ainult lisab kütet. Ma arvan, et see on päris hea, et kõik need inimesed, kes enne ei teadnud tema, polnud tema nime kuulnud, et nüüd nad on sunnitud vähemasti guugeldama. Ei no muidugi, et me ju ei ihka autoritaarset ühiskonda, et kus nagu on, me loome kangelasi, aga tegelikult ma ikkagi võib-olla väikese vastulause, et ka Köhler oma ajal ta konkureeris väga paljude väga heade kunstnikega, et ei olnud nii, et ta oligi kuidagi eriti silma paistev, et ta ikkagi see hulk, kes oli tema kõrval ja ümber oli äärmiselt suur ja kui ta Euroopas käis, siis samamoodi, et kui me nüüd tajume, et kõik võivad, ma ei tea, kirjastada raamatuid ja välja anda, et kõik neil, mis neil pähe tuleb või luua neid AI-ga, siis ma arvan, et ikkagi mingi aja tagant selekteeruvad mingisugused nimed, et muidugi te võite vastu vaielda. Ei, aeg paneb asja paika, sest tõesti selleks on vaja ka, et midagi muutuks, et siis sa vaatad sealt sobiva kuju välja endale, keda siis suureks nimetada. Aga aitäh kõigile, tundub, et meie aeg on ümber saanud, et jätkame siis jutuajamisi siin lava kõrval ja head päeva! Aitäh!